Tere, hea kuulaja, mina olen Urmas ja koos minuga siin ka Karin. Tere tulemast astroloogiaabi mai ülevaadet kuulama. Tere ka minu poolt. Täna on 28. aprill ja kohe uurime siin mai seise lähemalt. Kui see on sinu esimene kord meiega, siis tore, et leidsid tee siia ja kui oled juba püsikuulaja, siis aitäh, et oled siia jälle tagasi. Meie salvestused leiad ikka YouTube'ist, Spotify'st, Apple Podcast'ist ning loomulikult jagame siis juba Instagramis ja Facebookis ja kõik meie teenused ja info leiad astroloogiaabi.ee kodulehelt. Siin siis näha ka, kes me oleme ja millega me siin astroloogiaabis tegeleme. Et kui on soovi, siis võtke aga julgesti ühendust. Ja lahti ütlus ka, et astroloogiaabi kuu ülevaatus toodud info on edastatud vaid hariduslikel eesmärkidel. Meie jagatud info ei asenda professionaalset finantstervise ega ka juriidilist nõustamist. Enne oluliste otsuste tegemist soovitame kindlasti teha personaalse põhjaliku eeltöö ning vajadusel konsulteerida vastavale spetsialistiga. Meie eesmärk on pakkuda võimalikult täpset ja asjakohast infot, kuid me ei saa garanteerida, et kõik jagatud arvamused ja tõlgendused kehtivad kõigile või igas olukorras. Siin siis mai aspektid kaalutud keskmise graafikuna, et pilt on võib-olla ilusam kui varasematel aegadel on olnud. Kuu keskel küll on pingeid, aga suures plaanis ikkagi on hakanud veidi paremaks minema. Et kui me siin kalendrit ka vaatame, et siin väga palju neid pinge aspekte see kuu ei ole, kui me nii üldiselt tulemi aspekte vaatame. Ehk siis on siin 12. ja võib-olla 18. siin natukene pingelisemad ja konjuktsioone ka muidugi. Aga Karin, sul on võib-olla selline ülevaade selle kuu jaoks olemas, et äkki sa valgustad meid, mis meid üldiselt võiks oodata ees. Kohe 2. mail on meil Veenuse konjunktsioon Neptuuniga. Väga hea aeg loominguks ja vaimseteks tegevusteks. Aga suhetes tuleks siin olla ettevaatlik just pettumuste suhtes. 5. mail on meil Merkuur sekstiilis Jupiteriga. Mõtted ja ideed on siin võib-olla sellised suuremeelsed ja laienevad. Väga hea aeg õppimiseks, reiside planeerimiseks ja tähtsate vestluste pidamiseks. 7. mai on meil Veenuse sekstiil Plutoga. Jällegi suhetes ja ka rahalistes teemades on võimalik saavutada siin sügavust, usaldust ja väga hea aeg, et oluliste koostöö ja läbirääkimistega tegeleda. 12. mai on aga Merkuur kvadraadis meil Plutoga. Seega info, suhtlemine, need võivad olla siin pingelised. Tuleb olla siis valmis ka varjatud teemade väljatulemiseks ja tuleks vältida igasuguseid jõumängusid. 18. mai on meil Päike ühenduses Uraaniga. Võib siis tulla ootamatuid sündmuseid, äkilisi ka taipamisi. On väga hea aeg, et uusi ideid käivitada, aga tuleb olla valmis ka siis ootamatusteks. Ja samal päeval on meil ka Merkuur kvadraadis Marsiga. Seega jällegi suhtlemine võib siin muutuda väga kärsituks ja teravaks. Tuleb siis vaidluseid ja impulsiivseid otsuseid siin vältida. 20. mai on Päikse sekstiil Saturniga. On siis selline stabiilne ja küps energia. Toetab see aspekt meil pikaajalisi plaane. Ja on hea aeg teha nüüd realistlikke ja sellised kindlamaid otsuseid. 22. mai on Veenus trigoonis Marsiga, ehk siis suhted ja loovus. Seal valitseb harmoonia, võib-olla ka natukene kirglikum energia ja hea aeg, et alustada uusi suhteid ja võib-olla viia ka ellu siis koostööd. 22. mai on Päike sekstiilis Neptuuniga. Intuitsioon ja loominguline tunnetus on võib-olla tugevam. Väga hästi sobib siin tegeleda vaimse tööga ja sellise suurema pildi nägemiseks on hea aeg. 24. mai on Päikese trigoon Plutoga. Isiklik jõud ja fookus kasvavad siin. Väga hea aeg, et
teha muudatusi, just selliseid strateegilisi muudatusi ja võib-olla ka selliste sügavamate projektide käivitamiseks on hea aeg. 25. mai on Merkuuri ühendus Uraaniga, tulevad võib-olla väga head ideed, aga ka ootamatud uudised, väga hea aeg uute tehnoloogiate ja lahenduste rakendamiseks. 26. mai Merkuur teeb sekstiili jällegi Saturnile, selged sellised vastutustundlikud otsused on siin kergemad tulema ja hea päev, et lepinguid sõlmida, pikaajalisi plaane teha ja on meil ka Merkuuri sekstiil Neptuuniga samal päeval, ehk siis ka intuitsioon ja loovus toetavad teie mõttetööd, sobib siin igasuguste unistuste ja ideede kokkupanemine reaalsusega. 27. mai on Merkuuri trigoon Plutole, jällegi sügavad mõtted, olulised taipamised tulevad siin sellel ajal esile ja võimalik on jõuda ka sügavamale tasemele nii suhtlemises kui ka isiklikes plaanides. 30. mai Päike teeb konjunktsiooni Merkuuriga, on siis vaimne selgus ja fookus hästi tipus, väga hea päev teha oma ideid võib-olla väljendada rohkem ja hea päev ka teha siis olulisi otsuseid. 25. mai on meil väga-väga oluline aeg, algab siis Saturni liikumine Jääramärgis. Kindlasti toob see kaasa suuri muutuseid, mis siis mõjutavad initsiatiivi, iseseisvust, kiiret tegutsemist. See, kui Saturn Jääramärgis liigub, tähendab, et struktuurid ja distsipliin, mis on siis Saturn, peavad siin kohanema selle kiire ja kirgliku energiaga, mis on Jäär. Ja selle Saturni liikumine siis soodustab tegelikult sellist isikliku julguse ja ettevõtlikkuse kasvamist, aga kindlasti nõuab ka sellist suuremat vastutust oma algatatud tegevuste eest. Ja kui me räägime ettevõtlusest, siis need ettevõtted peavad olema siin kindlasti valmis võtma riski, algatama uusi projekte, aga tegema seda väga hästi planeeritult ja vastutustundlikult. Seega juhid peavad siis õppima, kuidas kiiresti reageerida muutustele, aga samal ajal tuleb vältida ka impulsiivsust. Ja kindlasti see aeg rõhutab ka sellist vajadust tõhusa juhtimise järgi, nagu öeldud, kiirete otsustamiste, iseseisvuse arendamise järgi, eriti siis olukordades, kus vanad süsteemid enam ei toimi. Ehk siis on väga oluline sellel ajal ka riskide teadlik selline hindamine on siin vajalik ja võib-olla ka siis vajadusel strateegilist kärpimist tuleb teha, et ettevõtete struktureerimine ja selline fokusseeritum äritegevus tulevad tõenäoliselt siis päevakorda. Ja isiklikul tasandil soosib see jääras siis Saturni liikumine, õigemini toob võib-olla õppetunnid või me peame õppima võtma vastutust oma tegude eest, oma initsiatiivi eest ja siin ei piisa ainult sellisest heast ideest või tahtest, et tuleb julgelt alustada, aga samas tuleb olla selline püsiv ehitaja. Hea aeg, et alustada uusi projekte, alustada uusi ettevõtmiseid, kasvatada iseseisvust, paika panna siis oma piirid ja oma prioriteedid ja sellise tugeva isikliku distsipliini arendamiseks on ka väga hea. Ja igasugune impulsiivsus ja tormakus toob siin tagasilööke ja sellised pealiskaudsed tegevused, algatused, mis ei põhine läbi mõeldud plaanil, need kukuvad suht kiiresti läbi. Ehk siis, enne kui tormate tegutsema, mõelge, kas see on päriselt oluline, kaua see tegevus kestab, kuidas ma selleni jõuan, mida ma alustan ja sellepärast, et Saturn toetab ainult neid tegevusi, neid samme, mis on siis nii-öelda ausad, sihikindlad ja tõelised.
Ja kui me räägime siis maailmatasandist, siis näeme ka seal rohkem algatusi, kiireid muudatusi ka poliitikas, majanduses, võib-olla juhtimises rõhutatakse ka sellist iseseisvust, initsiatiivi ja samas saavad nii-öelda oma karistuse need, kes on vastutustundetud või tormakad. Et ühiskond ise muutub ka nõudlikumaks, väärtustatakse inimesi ja organisatsioone, kes suudavad hästi kiiresti kohaneda ja samas pikaajaliselt ka mõelda. Nii et olge siis julged, aga kandke ka oma valikute eest vastutust. Nüüd enne kui Karin oma kuu parima aja meile annab, vaatame siis ka siin planetaarseid kujundeid, mis meil maa jooksul aset leiavad ja mis mulle silma jäi, et siin kuskil 8. paiku on võib-olla üks selliseid soodsamaid perioode, mida võiks ära kasutada jällegi siin ilus tuulelohe ja suur trigoonia, et selles mõttes see on üsnagi soodus, olgu just siin pingeid ka muidugi jagub, et ei ole head ilma halvata või vastupidi. Aga üks negatiivsemaid, mis võib-olla tasuks toonitamist, on siis 19. mai paiku, et siia päris midagi uut ei planeeriks. Ja veel on meil väga meeldiv pakkumine teile või siis soodustus. Karin, meil on sünnipäev tulemisel. Jaa, et on taas käes maikuu ja nagu need kuulajad kõik teavad, kes meid on varasemalt ka kuulanud, siis oli meil eelmine aasta selline suur sünnipäev ehk siis juubel. Sellel aastal on natuke väiksem, aga siiski sünnipäev. Ja nagu ikka sünnipäevade paiku tuleb teha sünnipäevapakkumisi, tuleb tähistada ja kutsume teid siis tähistama koos meiega. Sünnipäeva puhul saate siis kõik teenused ja tooted mai lõpuni jällegi 15% soodsamalt, kui kasutate koodi 15. Just nii, nagu siin pildil näha on. Täpselt, järgige siis juhiseid, et sõnadega sooduskoodi sinna kasti broneerimisel või toote ostmisel kirjutage 15 ja see annab teile siis vastava allahindluse. Ja see pakkumine kehtib siis kuni mai lõpuni ja kehtib siis kõikidele broneeringutele ja tellimustele, mis on vormistatud kuni 31. maini. Nüüd aga kuu parim aeg. Oled sa välja valinud siis 9. mai, nagu ma näen? 9. mai, tähtis päev. Jaa, et seda korda siis 9. mai kell 10:25 hommikul Tallinna aja järgi sobib see aeg hästi koostöölepingute sõlmimiseks, CV väljasaatmiseks, kui seda vaja on, ja ka kinnisvarakuulutuse ülesse panekuks, kui seda tarvis on. No nii, väga praktiline tegevusteks sobiv aeg. Ja tuletan ikka meelde, et kui oled siia meie YouTube'i kanalile sattunud esimest korda ja täitsa kogemata, siis kindlasti vajut seda tellinuppu ka. Nii saad ka meie tulevikupostitused kiirelt endale sinna voogu sisse ja veel parem lülita sisse kõik teavitused, siis saad ka märguande. Ja mis veelgi olulisem, meil on ka väikene kogukond, mis kasvab iga kuuga. Aitäh kõigile, kes on juba meiega liitunud ja meie kogukonnas sees. Seda saab teha siis siit samast telli nupu kõrvalt, kus on liitu nupp ja see annab teile siis ligipääsu meie liikmete kogukonnale, kuhu me postitame eraldi täiendavat informatsiooni ja kogukonna liikmed saavad alati kätte ka informatsiooni tunduvalt varem. Ja teile sinna kogukonda me postitame alati ka natukene spetsiifilisema kuu ülevaate, mis tavaliselt kuu keskpaigas või seal kuskil kuni 20. paiku potsatab teile sinna. Ja sealt saate siis ka täiendavad parimad kuupäevad, mida on kindlasti rohkem kui üks tavaliselt, mida me siin avalikult jagame. Just nii. Nii, Karin teeb nüüd kiire ülevaatega kuufaasidest, mis maikuu jooksul aset leiavad, kokku neid siis 4. Ja kohe 4. mail on meil esimene veerand lõvimärgis ja tuleb see Eesti asukohal siis 11. majja
ja on ka konjunktsioonis Marsiga. Nii et mis üldse on siis selle esimese veerandi olemus? Esimese veerandi aeg on selline loomult hästi aktiivne, väljakutsete aeg. Midagi tuleb siin ära teha, käivitada, tegutseda, teha mingeid valikuid, liikuda edasi. Ehk siis see on selline faas, kus edasi lükkamine võib tuua kaasa meile probleeme. Ja kuna see kuu on siin lõvimärgis, siis see kutsub meid olema julged ja nähtavad. Näiteks, kui teil on mingisugune idee või projekt ootel, siis nüüd on aeg see ka käiku lasta. Astu oma unistustele jällegi lähemale ühe sammukese võrra. Ja avalikkuses tõusevad esile liidrid, algatused, samas võivad ka võimuvõitlused ja tülid kergesti lahvatada, eriti seal, kus siis ego ja uhkus mängu tulevad. Seega tegutsege, aga ärge veel põletage siis sildu. Iga samm, mille te nüüd astute, võiks olla ikkagi teadlik ja eesmärgipärane. 12. mai on meil täiskuu Skorpioni märgis, tuleb see Eesti asukohal 1. majja, on siis trigoonis Saturniga 4. majja ja opositsioonis Uraaniga. Et täiskuu üldse on selline aeg, mis toob kaasa selliseid tipphetke, valgustatust, kõik tuleb nähtavale, emotsioonid on laes, sisemised protsessid jõuavad nii-öelda haripunkti, et täiskuu kindlasti alati paljastab seda, mida on vaja lõpetada või mida on vaja muuta. Et selline Skorpioni täiskuu viib meid kindlasti sügavamale, tuleb väga ausalt vaadata enda varjatud tunnete ja vajaduste poole, hea aeg aga vanadest sellistest koormatest vabanemiseks ja võib-olla ka suhete selgeks rääkimiseks. Ja ühiskonnas kerkivad esile ilmselt pinged, skandaalid, peidetud teemad, võib-olla rahva meeleolu muutub intensiivsemaks ja nõudlikumaks, ehk siis ärge siis kartke siin selliseid sügavaid tundeid, sest et täiskuu ei taha teid tegelikult maha murda, tahab ainult teid nii-öelda vabastada kõigest sellest, mis enam ei toimi. Siis 20. mai on meil viimane veerand veevalaja märgis. Eesti asukohal tuleb ta siis 5. majja kvadraati Uraaniga, 9. majja ja trigoonis ka Jupiteriga. Et see viimane veerand üldse on selline aeg, mis on mõeldud lõpetamiseks, puhastumiseks. Seal on vaja teha alati järeldusi, minna lasta, ruumi teha selle uue jaoks, et see on selline väga loomulik faas vana sulgemiseks. Ja see veevalaja energia siin kutsub meid siis murdma nii-öelda vanu piire, hea aeg loobuda sellest, mis teid enam ei toeta, olgu selleks siis mõni suhe, projekt või ka mõtteviis. Ja avalikus elus võib esineda siin selliseid ideoloogilisi pingeid, vanade ja uute väärtuste kokkupõrkeid. Ühiskond vajab muutust ja see võib olla isegi ootamatu. Seega, muudatused võivad tunduda küll siin ootamatud ja ebamugavad, aga need loovad võimalusi, kui olete valmis ka kiiresti kohanema. 27. mai tuleb meil noor kuu, kaksikute märgis, Eesti asukohal siis 12. majja jällegi ühendus Merkuuriga ja trigoonis Pluutoga. Et noorkuu aeg on meil alati uute alguste aeg. See on selline seemnete külvamise hetk, mõtete, ideede, kavatsuste tärkamine, aga tuleb 12. majja, ehk siis et see algus siin on rohkem selline sisemine kui et väline. On siis väga hea aeg, et vaadatagi enda sisse, märgata, millised mõtted ja uskumused on küpsed muutuma, väga hea aeg kirjutamiseks, mediteerimiseks ja võib-olla ka vaimseks arenguks. Ühiskonnas on aga palju liikumist just kulisside taga, lepingud, arutelud, salajased arengud, et väliselt võib tunduda kõik selline hästi vaikne, aga tegelikult pinna all või kardina taga toimub suur sagimine. Seega, ärge siis kiirustage, kasutage aega enesevaatluseks ja uute ideede ettevalmistamiseks, sest et suur liikumine algab siin seespoolt.
Niiviisi, sellised kuufaasid siis ja need horoskoobikaardid, mida me siin kuufaasides alati kasutame, need on siis pärit meie hea koostööpartneri lunaastrology.com kodulehelt ja sellest rakendusest. Tegemist on täielikult veebipõhise rakendusega, mida on võimalik kasutada kus iganes on ligipääs internetile ja tegemist on tasulise rakendusega. Üks kuu maksab kõigest $7.99 USA dollarites või siis aastakaupa makstes veelgi odavam, kõigest $59.99 ja mis veelgi olulisem, kui kasutad siin I have an affiliate või discount code, et siia pane siis kirja astroloogia abi, kõik kokku kirjutatud, nii saad selle teenuse endale aastaks ajaks 10% soodsamalt. Retrograadidest ka mõned sõnad, et väga palju siin toimumas seekord ei ole, aga 4. mail pöörab siis Pluto retrosse siin veevalajas. Nüüd ta enam tagasi Kaljukitse enam ei lähe, aga milleks see võib-olla oluline on, et retrograadne liikumine on, muidugi siin maalt vaadatuna selline näiline tagurpidi käik. Aga astroloogiliselt tähendab see, et planeedi mõju võib-olla natukene on sissepoole pööratud. Et kõik sellised re-sõnad, inglise keeles on muidugi rohkem, aga eesti keeles võib reflekteerima, revideerima, reorganiseerima, et sellised sõnad tulevad võib-olla meelde ja see on selline sisekaemuse mineviku läbitöötamise ja asjade ümberhindamise periood. Ja Pluto siis olles kaugeim ja aeglaseim traditsioonalistest planeetidest, astroloogias on siiski Pluto veel planeet, ja veedab peaaegu pool aastat siis retros, seega pole retrograadne periood iseenesest haruldane, aga oluline on just need hetked tähele panna, kui Pluto peatub ja suunda muudab nii-öelda. Et need on siis äärmiselt võimsad ja intensiivsed perioodid. Ja eriti just Pluto teemad siis tulevad esile nagu võim, kontroll, transformatsioon, saladused, hirmud, surm ja taassünd, et need on siis olulised asjad, mida tähele panna. Ja Pluto siin veevalajas, see on selline ajastu teema meil praegu, et see periood meil kestab ju siin kuni 2044. aastani nüüd. Et see on ajastu, mis toob kaasa sügavaid pöördumatuid muutuseid ühiskonnas, tehnoloogias, sotsiaalsetes struktuurides, gruppides kindlasti, võrgustikes ja meie arusaamades vabadusest, võrdsusest ja inimkonnast üldiselt. See on aeg, mil lammutatakse vanu võimustruktuure, eriti neid, mis on seotud siis informatsioonitehnoloogia ja kollektiivsete ideoloogiatega. Näeme võimuvõitlust, andmete, tehisintellekti, sotsiaalmeedia ja ühiskondliku kontrolli üle. Samas on see ka aeg potentsiaalseteks revolutsioonideks, läbimurreteks, inimkonna hüvanguks. Ja kui Pluto nüüd siin 4. mail peatub ja tagurdama hakkab nii-öelda, nihkub fookus siis väliselt transformatsioonilt ja võimuvõitluselt, kuigi need ka ei kao kuhugile, rohkem nende protsesside sisemisele läbivaatamisele ja integreerimisele. Et võib-olla siis selle kuupäeva paiku ja sellele järgnevatel nädalatel võime oodata sündmusi, mis toovad uudiseid, mis toovad esile just Pluto veevalajas teemad nagu võimuvõitlustehnoloogia üle, paljastused seoses sotsiaalmeedia või valitsuste andmekasutusega, pinged seoses sotsiaalsete liikumiste või võimustruktuuridega, küsimused tehisintellekti kontrolli ja eetika üle näiteks. Ja see umbes 5 kuu pikkune periood siis meil kollektiivselt hakatakse rohkem mõtlema ja analüüsima hiljutisi kiireid tehnoloogilisi ja sotsiaalseid muutuseid. Küsimus pole enam niivõrd, kuidas edasi tormata, kuivõrd mida me oleme teinud ja millised on selle tagajärjed. Hakatakse võib-olla revideerima seaduseid ja eeskirju ja eetilisi norme näiteks seoses uue tehnoloogia või sotsiaalsete platvormidega. Ja retrograadid toovad tihti pinnale ka vanu asju ja teemasid. Võivad esile kerkida näiteks mineviku skandaalid, varjatud agendad või manipulatsioonid,
mis on seotud võimutehnoloogia või sotsiaalse kontrolliga. See on aeg uurida siis sügavamat võib-olla põhjuseid ja tagajärgi või siis põhjuste ja tagajärgede seoseid näiteks. Ja Pluto transformatsioon on iseenesest suhteliselt vältimatu, aga retrograadne periood võib kaasa tuua teatud sisemist vastuseisu muutustele või vajaduse mõista neid sügavamal tasandil enne edasiliikumist. See on aeg siis süüvida detailidesse, otsida vigu süsteemis ja integreerida õppetunde. Et mida siis teha? Teha võiks süveneda endasse, analüüsida, uurida minevikku, pea päevikut, tegele teraapiaga, ole enda vastu aus, vabane sellest, mis enam sind ei teeni ja seisa silmitsi oma hirmudega. Mida ei tohiks teha, ära alusta suuri väliseid võimuvõitluseid. Selleks on parim aeg Pluto direktiivse liikumise ajal. Ära ignoreeri siis oma sisemaailma sõnumeid, ära suru alla esile kerkivaid tundeid või mälestusi ja ära karda sügavuti minekut. Et Pluto retrograadne pööre siis toimub, nagu öeldud, 4. mail ja on see siis oluline selline sisekaemuse periood. Nii, deklinatsioonides siin meil väga palju see kuu ei toimu iseenesest, et nulltelge ükski planeet ei ületa ja raamidest väljas ka ükski planeet ei liigu, nii et siin on täitsa rahulik periood. Nüüd aga mai seisudest iga sodiaagi märgi kohta eraldi ja nagu ikka, vaatame kõigepealt siis jäärasid. Et mai toob jääradele võimaluse võib-olla taastada oma fookus ja liikuda edasi natuke kindlamate sammudega, kuna päike on suure osast ajast sõnnimärgis kuni 20. maini ja seetõttu siis suunab võib-olla tähelepanu rohkem teie sissetulekutele, väärtustele, praktilistele tegevustele ja turvalisusele. Ja alates 20. maist, kui päike liigub kaksikutesse, muutub energia võib-olla rohkem sotsiaalsemaks ja liikuvamaks. Ideed lendavad rohkem, tekib võib-olla uusi kontakte, ehk siis info hakkab liikuma. 12. mai tuleb meil Skorpioni täiskuu, toob siis esile teie jaoks võib-olla rohkem emotsionaalsemaid teemasid, aga ka taaskord raha, usaldus, jagatud ressursside teemad. On siis aeg vabastada minevikuga seotud sellised kontaktid, mis ei ole teie jaoks enam kasulikud. Võimalus tugevdada oma suhteid siis läbi aususe ja sügavuse. Ja 27. mai, kui meil on kaksikute nõukuu, ehk siis ka superkuu seekord, siis on võib-olla väga hea aeg uute projektide või suhtlusteemadega alustada. Seega igasugune õppimine, kirjutamine, sotsiaalmeedia ja ka lühireisid tulevad nüüd teemaks ja on siin sobilikud. Võib-olla tunnete ennast ka rohkem jutukana ja on hea aeg mõtteid jagada ja kontakte luua. Merkuur liigub meil 10. mai kuni 26. mai sõnnimärgis ja sealt edasi siis alates 26. maist kaksikutesse, et seni kuni ta on siis sõnnimärgis, on võib-olla selline mõte natukene aeglasem, aga praktilisem ja keskendute jällegi stabiilsusele ja rahateemadele. Alates 25. mai hakkab siis rohkem jällegi olema infot, kirjutamist, suhtlemist ja mõtted on võib-olla intensiivsemad. Veenus on terve mai jooksul teie märgis. Seega teie suhted on esil, olete võib-olla ka enesekindlam, otsekohesem ja kirglikum. Võite võtta rohkem initsiatiivi suhetes ja olge siis teadlikud ka võimalikust kannatamatusest ja impulsiivsusest. Ja Saturn liigub meil 25. mai jääramärki. See on meie kõigi jaoks väga suur muutus. Algab siis selline periood, kus tuleb võtta rohkem isiklikku vastutust teie jaoks. Tuleb seada rohkem selliseid pikaajalisi eesmärke.
tuleb ehitada võib-olla uut struktuuri, ehk siis seadke realistlikud eesmärgid, mõtelge need kindlasti korralikult läbi, kuhu te tahate jõuda ja töötage siis järjepidevalt ka oma füüsilise ja vaimse tervise kallal, sest et Saturn liigub teie esimeses majas, seega võivad tulla teemaks ka terviseteemad. Ja kui soovite elus sellist tõsiseltvõetavust, siis kindlasti Saturn aitab teid selles siin ja võib-olla peate hakkama õppima ka ütlema ei. Ja Pluto liigub meil retros alates 4. maist ja seega võite kogeda ka selliseid sisemisi muutuseid seoses kogukonnaga, sotsiaalsete struktuuride ja oma rolliga laiemas süsteemis. Seega lõpetage oma pooleli olevad finantsprojektid, sest et sünnienergia aitab teid nii-öelda olla realistlikum ja teid maandada. Väljendage oma soove ja tundeid julgesti, eriti just oma isiklikes suhetes ja kasutage siis kuu lõppu kontaktide loomiseks ja ideede turundamiseks. Ja sünnid! Palju õnne kõigepealt kõikidele sünni päikesega kuulajatele. See on teie isiklik uus algus. Päikese tagasitulek toob kaasa võimaluse vaadata sügavamalt, kuhu olete teel ja kuidas järgmine aasta siis teid ka toetab. Ja kui soovite mõtestada lahti oma uue astroloogilise aasta fookuseid ja ajastusi, siis olete ka väga oodatud konsultatsioonile. Kuu alguses särab päikene siis teie märgis kuni 20. maini, andes siis jõudu ja indu, et alustada uusi tegevusi ja uusi peatükke. Seega on väga hea aeg uute eesmärkide seadmiseks, iseenda taasliitmiseks ja sellise kindlama vundamendi rajamiseks. 12. mai on meil Skorpioni täiskuu ja see täiskuu tõstab esile suhted, jagatud vastutuse ja intiimsuse. Võib toimuda ka väike selline emotsionaalne puhastumine, eriti siis lähisuhetes või ka rahalistes teemades. Et võib-olla on mõttekas siin siis arutada partneriga avameelselt rahateemasid või siis tuleb hoopis teha lõpp mingitele suhetele, mis teid enam ei toeta. Ja 10–26. mai Merkuur liigub teie märgis, aeg siis võib-olla ka rahalised plaanid täpsustada, oma väärtused selgemaks mõelda. Ja 27. mai on meil kaksikute noorkuu, superkuu, ehk siis uus algus rahalises või ka praktilises ettevõtmises, uued sissetuleku, teenuse või ka oskuse algus teie jaoks. Ja Saturn läheb meil jäämärki alates 25. mai ja liigub siis teie 12. mai ja toob siis esile vajaduse puhastada võib-olla sisemisi hirme, piiravaid mõttemustreid, võite võib-olla kogeda vaikset, aga sügavat isiklikku sellist restruktureerimist. On aeg lahti lasta vanadest vaimselt väsitavatest harjumustest ja hea on siin võtta aega vaikuseks, võib-olla ka korrigeerida oma unerežiimi ja vajadusel ka minna teraapiasse näiteks. Seega hinnake ümber siis oma partnerlussuhted, ühised kohustused, korrastage oma finantsid, vaadake üle oma tulud-kulud, tooge ellu rohkem vaikust ja sisemist korda ja ärge suruge oma tundeid alla. Kaksikud. Palju õnne kõikidele kaksiku päikesega kuulajatele. Käes on ka teie kuu, on aeg vaadata üle ka teie uus aasta, mida teile pakub ja kuidas see uus aasta teid siis oma tegemistes toetab. Olete väga oodatud meiega vestlema, et koos üle vaadata, mis on tulemas just teie jaoks siis isiklikult. Kuni 20. mai liigub päikene teie 12. majas, võib-olla siis rohkem selline taandumise, puhkamise, sisemise korrastuse aeg, ehk siis võtke aega vaikuseks, lõpetage pooleli olevad projektid, tegelege ka unega, alateadvusega, teraapiatega või loominguliste tegevustega, vältige siis liigseid kohustusi, sest et energia alles koguneb ja alates 20. mai päikene läheb siis teie märki ja algab teie hooaeg. Energiatase tõuseb siin, tähelepanu pöördub rohkem isiklikele eesmärkidele ja eneseväljendusele, ehk siis väga hea aeg ka uuteks algusteks.
ja 10–26 mai Merkuur liigub sõnnimärgis. Mõtlete võib-olla rahulikumalt, põhjalikumalt, hea aeg teha lõpparve ka minevikuga või keskenduda siis sisemisele kindlusele. Ja 26 mai Merkuur siseneb teie märgi, seega suhtlemine, ideed, info liikumine saavad siin jõudu juurde. Ajutegevus on terav ja reageerimisvõime on siin ka kiirem. 27 mai tuleb meil noorkuu, mis on teie märgis, ehk siis jällegi teie isiklik algus, väga hea aeg, et uut teekonda käivitada, olgu see siis isiklik, professionaalne või ka loominguline. Ja tuleks siis seada eesmärgid järgmiseks vähemalt 6 kuuks enda jaoks ja võib-olla avaldada rohkem mõtteid, kas siis läbi kirjutamise või ka rääkimise ja alustada mingisugust uut suunda. Mai lõpus võivad avaneda uued töö või ka koostöövõimalused, eriti kui need on seotud kirjutamise, meedia, õpetamise või ka tehnoloogiaga. Seega, kui olete ettevõtja, siis on see hea aeg, kus te saate oma ideed paremini siis ka turustada. Saturn liigub meil jääramärki 25 mai ja liigub siis teie 11. majja, mis on sõprussuhted, võrgustikud, pikaajalised visioonid. Ehk siis algab siis mitmeaastane tsükkel, kus tuleb võib-olla tõsiselt võtta oma unistusi, tuleb luua selgemad plaanid, kuidas neid saavutada, vaadata läbi ka sõprussuhted, alles jäävad ainult need sõbrad, kes teid siis pikaajaliselt ka toetavad. Ehk siis mõelge läbi oma suurem pilt, mis on teie tulevik ja kuhu poole te soovite liikuda. Vähid. 12 mai Skorpioni täiskuu tuleb teie 5. majja. Seega armastus, looming, lapsed ja kõik sellised südamest tehtud tegevused on nüüd esil ja võib see kaasa tuua siis sellise emotsionaalse edasimineku teie romantilistes suhetes või siis ka toob mingisuguse lõpetuse seal valdkonnas, kui see suhe teid enam ei toeta, võib-olla ka loominguga tegelemist, kunst, muusika, kirjutamine, need sobivad siia hästi ja võib tekkida ka tugevam vajadus tunnustuse järgi ja kindlasti saab siin kõik nähtavaks selleks, et te saaksite teha paremaid otsuseid nendes valdkondades. Päike liigub meil sõnnis kuni 20 mai ja on teie 11. majas, ehk siis see on seotud sõpradega, kogukondadega, tulevikuplaanidega ja on hea aeg taas luua siis suhteid vanade sõpradega, liituda mõne grupiga, mis toetab rohkem teie arengut ja töötada meeskondades ja selliseid projektipõhiseid asju tasub siin siis teha, need sobivad kenasti. 27 mai on meil kaksikute noorkuu ja on teie 12. majas, mis on seotud alateadvusega, sisemise maailmaga, unistustega, vaimsete tegevustega. Ehk siis võite kogeda sügavat vajadust taastumiseks, üksi olemiseks, inspiratsiooni võite saada näiteks unenägudest, loovast kirjutamisest või ka vaimsest praktikast. Ja on hea aeg terveneda minevikust, aeg andestamiseks ja emotsionaalseks vabaduseks. Saturn liigub meil jääramärki 25. mail, mis on siis teie 10. maja, ehk siis karjäär, autoriteedid, sihipärasus. Seega algab siin siis mitmeaastane tsükkel, kus tuleb võtta rohkem vastutust, võib-olla tööalaselt, karjäärialaselt, mõelda läbi, mida te tõeliselt tahate saavutada, ehitada üles maine, autoriteet, tuleb küll aeglaselt, aga sihikindlalt. Ehk siis pange paika karjäärialased sihid, kuhu te elus soovite üldse jõuda ja hakake selle nimel ka tegutsema. Et Saturn toetab siin sellist pikaajalist edu, kui olete valmis nägema ka vaeva. Lõvid. Mai toob lõvile avaliku esinemise ja sisemise võib-olla ka haavatavuse tasakaalustamise. Olete tähelepanu keskmes, aga kui tunnete vajadust vaadata võib-olla ka sissepoole, tegeleda sellise koduse kindlustunde ja sügavamate suhetega. Kuni 20 mai liigub päikene teie 10. majas
mis toob kaasa siis võib-olla tööalaseid eesmärke, avalikku kuvandit rohkem, on võimalus esitleda ennast just karjäärivaldkonnas, võtta võib-olla rohkem vastutust või saada siis tunnustust karjääris. Ehk siis tuleks jääda siis fookus töö- või äriprojektidele, mis võib-olla ka vajavad nähtavust, vajavad püsivust. 12. mai on meil Skorpioni täiskuu ja mõjutab teie 4. maja, ehk siis fookusesse tuleb kodu, pere ja selline sisemine ka turvatunne ja võib tekkida vajadus olla rohkem oma perega, korrastada oma koduküsimusi, üldse tegeleda koduküsimustega, leida emotsionaalne stabiilsus, tuua oma isiklikku ellu rohkem turvalisust ja ausust, ehk siis looge endale selline turvaline pesa, korrastage kodu, rääkige südamest oma pereliikmetega, hoolitsege vaimse heaolu eest ja pärast 20. maid, kui päike liigub meil kaksikutesse, siis teie jaoks 11. maia, mis on seotud sõpradega, kogukondadega, koostööprojektidega, tulevikuvisioonide ja eesmärkidega, uuenduste, ideede ja ühiskondliku mõju laienemisega. Seega võivad siin tekkida uued kontaktid, eriti sotsiaalmeedias, üritustel, gruppides, olete avatum tiimitööle, eriti loomingulises või ka tehnilises valdkonnas. 27. mai on meil kaksikute noorkuu ja tuleb ka teie 11. maia. Jällegi sõprussuhted, kogukonnad, unistused, ehk siis on aeg alustada uut koostööd, liituda uue grupiga, väga hea aeg, et sotsiaalmeedia või avaliku projektiga alustada. Hea ka visioone seada, kuhu te tahate üldse jõuda, kuhu tahate kuuluda, kuhu tahate panustada. Ehk siis mõelge, kellega tahate oma tulevikku ehitada. Saturn läheb meil jääramärki alates 25. mai ja see on teie 9. maja, kuhu ta liigub, ehk siis uskumused, õppimine, vaimsus, reisid. Ehk siis see on aeg, kus tuleks minna süvitsi oma teadmiste ja maailmavaate uuendamisega, alustada võib-olla mingit pikaajalist õpingut, koolitust või ka õpetamisega. Ja võimalik, et tekivad siis ka sellised olulised küsimused seoses usaldusega, vaimse autoriteediga. Ja on hea siin siis seada endale selline pikaajaline hariduslik või ka ideoloogiline siht ja alustada siis oma teekonda seal. Neitsid. Päike liigub kuni 20. mai teie 9. majas, milleks on vaimsus, õppimine, reisid ja ka maailmavaade, ehk siis on hea aeg alustada või ka lõpetada õpinguid, kavandada näiteks reise või minna reisile, süvendada oma teadmisi või siis ka õpetada teisi. Ehk siis pange kirja võib-olla mõni kaugem eesmärk, mis laiendab teie eluvaadet, alustage koolitustega, mentorlustega. Ja 12. mai Skorpioni täiskuu on teie 3. majas, kus on siis suhtlemine, mõtted, lähisuhted ja see võib kaasa tuua siis vestluseid või selgust milleski, mida olete siis kaua oodanud, on võimalus kirjutada, avaldada, esineda ja sõnade kaudu ka tervenemine, rääkimine, kuulamine, see aitab siin. Ehk siis võib-olla saate lõpetada mõne sellise kommunikatsiooniprojekti või siis vabastada ennast piiravatest suhtemustritest, kirjutada päevikusse, jagada lugu või lihtsalt rääkida tõtt. Ja alates 20. mai päike liigub meil kaksikute märki, ehk siis teie 10. maia, ehk siis sealt algab teie ambitsioonikas periood, on teie karjäärimajas ja tõstab siis esile teie tööalased eesmärgid, nähtavuse, võimaluse seista ka juhi rollis, võtta rohkem vastutust, võib-olla soovite täiendada avalikku kuvandit, teha mingisuguseid karjäärialaseid muudatusi, need kõik sobivad siia. Ehk siis kasutage seda kuu lõppu võib-olla strateegiliseks planeerimiseks, esitage taotluseid, viige ellu tööprojekte või alustage midagi, mis viib teid uuele tasemele. 27. mai on meil kaksikute noorkuu ja taaskord teie 10. majas, milleks on siis karjäär ja maine ja eesmärgid, ehk siis aeg alustada uut tööprojekti, küsida ametikõrgendust,
saada ambitsioonikaid, aga mõtestavaid karjäärisihte, avalikustada võib-olla oma tööd või oskuseid ka suuremale riigile. Seega võite siin uuendada oma CV-d näiteks, ehitada isiklikku brändi, alustada ettevõtlusega, üldse võtta julgelt vastutust. Ja Saturn läheb meil siis jääramärki alates 25. mai, liigub teie 8. majja, mis on jagatud rahalised ressursid, emotsionaalsed sidemed, psühholoogiline sügavus. Ehk siis tuleb luua võib-olla piire, kas siis suhetes, eriti rahaga seotud teemades, võite kogeda emotsionaalset küpsemist, lähedus ja haavatavus ja usaldus võib-olla pannakse ka proovile. Oluline on õppida jätma maha seda, mis enam ei toimi ja tehke siis kindlaks, kelle või mille peale te toetute ja kas see toetab ka teie pikaajalist plaani. Ja kaalud. Päike liigub meil sõnnis kuni 20. mai ja seega teie 8. majas. Seega on teemaks jagatud ressursid, investeeringud, laenud, pärandused, võib-olla emotsionaalne sügavus ja haavatavus ka suhetes, psühholoogiline puhastus, transformatsioon. Tuleks siis vaadata üle võib-olla oma rahalised kohustused, näiteks partnerluses või ka siis pangas. Ja tegeleda üldse rahateemadega, võib-olla ka neid, mida te olete siiani edasi lükanud. 12. mai on meil Skorpioni täiskuu ja tuleb teie 2. majja, milleks on jällegi raha, enesehinnang, väärtused ja on aeg võib-olla lõpetada või saada siis selgust oma rahalistes küsimustes, märgata seda, mis mõjutab teie enesekindlust ja vabastada seda, mis tõmbab seda allapoole. Võib tulla siis selgus ka oma tõelistes vajadustes, prioriteetides, ehk siis on aeg võib-olla teha ka hinnang oma kulutustele ja 20. mai päike liigub meil koksikutesse, ehk siis teie 9. majja ja võib-olla tõuseb siin soov õppida, reisida, õpetada, kirjutada. See kõik siia sobib kenasti, olete avatud muutele maailmavaadetele, filosoofiatele, tekivad võimalused ka sellisteks laialdasemateks koostöödeks või kontaktideks just välismaaga ja on hea aeg registreeruda näiteks kursusele, planeerida reisi, arendada mingisuguseid ideid, millel on selline suurem ja kaugem tähendus. 27. mai on meil kaksikute noorkuu ja tuleb ka teie 9. majja, mis annab siis võimaluse alustada neid rahvusvahelisi koostöid või õpinguid, avaldada mõtteid suuremas plaanis, ma ei tea, raamatud, podcastid, blogid sobivad siia kenasti, või siis kujundada uut maailmavaadet või filosoofiat, mis aitab teil ennast või oma elu tunda ka laiemalt. Nii et tehke siis ruumi teadmistele, mis avardavad teie silmaringi. See toob siis siit alates ka sellist rohkem sisemist rahu. Ja Saturn läheb meil jääramärki 25. mai ja liigub teie 7. majja, mis on seotud lähedaste suhetega, liitudega, nii romantilised kui ärilised, selline tasakaalukoht, mina versus meie dünaamikas, pikaajaliste suhete valdkond, ehk siis algab mitmeaastane tsükkel, kus tuleb õppida tõsiseid suhteid üles ehitama, loobuma sellistest suhetest, mis ei põhine võib-olla võrdsusel ega ka vastutusel ja luua võib-olla piirid ja struktuur, et suhe saaks üldse kasvada. Skorpionid. 20. maini liigub päikene meil sõnnimärgis, mis tähendab seda, et see liigub teie suhete ja partnerlusvaldkonnas ehk siis 7. majas ja kutsub teid siis vaatama ausalt otsa oma suhetele ja sellele, kuidas te annate ja kuidas te vastu võtate. Kas tasakaal ja koostöö on ausad või on midagi, mida tuleb ümber hinnata. Merkuur läheb meil 10. maist alates sünnimärki, toob siis selgust ja ratsionaalsust suhtlemisse. Võimalik on saavutada oluline kokkulepe või mõtestatud vestlused partneritega, kas siis tööalaselt või ka isiklikult. Mõlemad sobivad ja ka 12. mai on meil täiskuu Skorpioni märgis. Ehk siis toimubki teie enda päikesemärgis. Seega väga selline isiklik, aga ka vabastav aeg aktiveerib siis teie 1. maja, mis puudutab identiteeti ja sellist mina-kuvandit. Ehk siis võite vabastada mingisuguse vana versiooni endast
tunnetada selgelt, mida te vajate, et tunda ennast tõeliselt elusana, või siis võtta ruumi iseendale, mitte läbi kontrolli, vaid siis aususe. Peale 20. maid läheb fookus sügavamale, rahaline läbipaistvus, intiimsed sidemed, usaldus, emotsionaalne jagamine tuleb teemaks, aeg tuua valgust sellistesse kohtadesse, kus olete võib-olla varasemalt olnud hästi suletud või ka kartlik. See võib tähendada ka päris sellist transformatsiooni aega. 27. mai kaksikute noorkuu annab siis sellise uue restardi, uus algus just sellistes jagatud raha, emotsionaalse läheduse või sügava isikliku muutuse teemades. Võite teha rahalise otsuse, näiteks ma võtan laenu, ma hakkan investeerima või siis tegelete mingisuguste maksuteemadega või otsustate usaldada sügavamalt ennast või siis ka kedagi teist. Ja Saturni äras meil alates 25. maist, seega teie 6. majas, mis on siis seotud töö, tervise, igapäevaste süsteemide korrastamisega, on aeg võtta oma harjumused ja rutiinid tõsisemalt käsile. Kui te seni olete nii-öelda tervise tahaplaanile jätnud, siis nüüd on aeg ehitada uus süsteem, mis aitab teil tõeliselt ka püsivalt edasi liikuda ja luua endale võib-olla toetavam päevakava või terviserutiin või siis tuleb mingisugune uus harjumus. No näiteks hakkate hommikuti jalutamas käima või teete uue sellise toitumispäeviku endale. Ehk siis see kõik sobib siia ja on vajalik pikemas perspektiivis. Hamburid. Kuni 20. mai liigub päikene sõnnimärgis, aktiveerib siis teie 6. maja, mis on seotud töö ja tervisega, igapäevaste harjumustega. Ehk siis aeg kutsub teid korda seadma oma elu praktilist poolt, keskenduma produktiivsusele, süsteemsusele. Ehk siis päikene valgustab siin selliseid kohti, kus te vajate võib-olla rohkem rutiini, tasakaalu ja keha eest hoolitsemist. Ja Merkuur läheb meil 10. mai sõnnimärki, aitab teil rohkem analüüsida oma töökorraldust või ka samuti terviseharjumusi, suhtlemine kolleegidega muutub võib-olla täpsemaks, otsekohesemaks. On hea aeg töölepingu sõlmimiseks, võib-olla töögraafiku või ka mingisuguse projektiplaani täpsustamiseks. 12. mai on meil Skorpioni täiskuu, teie 12. majas, mis on siis alateadvus, sisemine maailm, aga ka lõpetused. Ehk siis on võib-olla aeg vabastada vaimseid pingeid, emotsionaalset väsimust, märgata, mis teid tegelikult kurnab, võib-olla isegi siis varjatult liikuda sisemises puhastuses järgmisele tasandile. On aeg võtta aega vaikuseks, meditatsiooniks, teraapiaks, lõpetada projekt või harjumus, mis siis koormab rohkem kui toetab. 20. mai päike liigub meil kaksikutes ehk siis teie 7. maia. Järelikult fookus läheb suhetele, partnerlussuhetele. On hea alustada sellist perioodi, kus olete avatum koostööle, suhted muutuvad olulisemaks, nii ärilised kui ka romantilised suhted, vajate rohkem selgust, võrdsust isiklikes liitudes. Ja Merkuur liigub meil 26. mai kaksikutesse, kus siis suhtlus muutub rohkem elavamaks, teravamaks ja 27. mai on meil noor kuu, mis aitab seda uut suhtetsüklit ka käivitada. Siis tuleb see teie 7. maia, mis on jällegi suhted, võite siis luua uue partnerluse, kas siis oma isiklikus partnerlussuhtes või siis ka ärialases taastada või uuendada ka olemasolevaid suhteid. Sobib siin sõlmida kokkuleppeid, mis põhinevad vastastikusel mõistmisel. Ehk siis võib-olla võiks endalt küsida, mis teeb suhte väärtuslikuks. Ja 25. mai Saturn liigub meil Jääramärki, teie 5. maia. Ja hakkab mõjutama teie loovust, armastust, eneseväljendust. Tulemus on selline mitmeaastane tsükkel, kus on võimalus rajada tõsisemaid, püsivamaid suhteid, kas siis lapsevanemana või ka armastajana. Õpite distsiplineerima oma loovust, ehk siis looming saab lihtsalt struktuuri
võite alustada siis uue isikliku hobiga või ideega ja muuta selle millekski käega katsutavaks. Et võtke siis oma loovust tõsiselt, kui teil on oskus, mida te armastate ka, siis looge sellele püsiv väljendusvorm. Et on selleks siis mõni kursus, teenus või ka lihtsalt loominguline projekt. Mõlemad kõik sobib. Koljukitsed. Kuni 20 mai liigub päikene sõnnimärgis, aktiveerib siis teie 5. maja, mis valitseb loovust, romantikat, eneseväljendust, rõõmu, aga ka lapsi. See on selline säravam ja mängulisem periood, kus võite lubada endale nautida ka elu väiksemaid rõõme, lasta loomingul voolata ja väljendada oma tundeid ka võib-olla vahetumalt. Merkuur läheb meil sõnnimärki 10. mai, toob fookusesse südame asjad. Sõnad võivad tulla sügavamalt ja olla mõtestatumad. Kui aga olete näiteks loovtöötaja, kunstnik või mõtlete mingisuguse uue projekti peale, siis on hea aeg sellega ka siin alustada. 12. mai on meil Skorpioni täiskuu, tuleb siis teie 11. maia, milleks on sõbrad, võrgustikud, tulevikuvisioonid ja võib tuua kaasa läbimurde sotsiaalses või professionaalses võrgustikus, ka taipamise, millised suhted või grupid just teid kõige enam toetavad. Võib tuua tugeva soovi oma ideid jagada või kellegi abil suurem plaane ka ellu viia. Et võtke siis hetk aega, et analüüsida oma võrgustikku, millised kontaktid kannavad ja millised on aeganõudmad ja siis otsustage, kellega edasi minna. 20. mai päikene läheb kaksikute märki teie 6. maia, ehk siis fookus läheb rohkem töö, tervise ja igapäevaste rutiinide peale. Võib-olla olete tegus ja soovite rohkem korda ja tulemuslikkust. Hea aeg, et alustada uut tööprojekti, kujundada tervislikumat päevakava, parandada harjumusi või vabaneda mingisugusest rutiinist, mis teid kurnab. Ja Merkuur läheb meil kaksikutesse 26. mai, mis muudab mõtteprotsessi natuke vilkamaks ja päevakava võib-olla tihedamaks. Ja 27. mai on meil kaksikute noorkuu ja see aitab ka käivitada siis töö- ja tervisevaldkonda, annab sellise värske alguse projektides, töökohal, töörutiinis, uus lähenemine oma kehale, toitumisele, liikumisele sobib siia, võimalus tööalaselt selgemalt nähtavale tulla. Ehk siis looge struktuur, mis toetab teie pikaajalisi energiataset ja ka efektiivsust. Ja 25. mai läheb meil Saturn jääramärki teie 4. maia, ehk siis teie kodu ja pere ja juurte ja emotsionaalne sektor hakkab siin siis, tuleb siin esile ja tuleb siis keskenduda järgnevad aastad rohkem koduste suhete ümberkujundamisele, turvatunde ja emotsioonide tugevdamisele. On vaja ehitada üles kindel sisemine vundament. Ehk siis võib-olla on vajadus tegeleda ka kinnisvaraga, pereteemadega, luua kodune struktuur, on hea aeg remontideks, kolimisteks või siis ka sisemiseks juurdumiseks. Ehk siis looge omale keskkond, kas siis füüsiline või emotsionaalne, kus te saate tunda ennast turvaliselt ja areneda. Kihivalajad. Kuni 20. mai liigub päikene sõnnimärgis, ehk siis teie 4. majas, mis on seotud kodu, pere, sisemise tasakaalu ja turvatundega. See on aeg, kus võib olla vajadus natukene tagasi tõmbuda, keskenduda oma juurtele, lähedastele ja sotsiaalsele, emotsionaalsele rahulolule pigem. Merkuur siseneb meil sõnnimärki 10. mai, annab võimaluse olulisteks vestlusteks just pereringis või kodu puudutavate plaanide selgitamiseks. On hea aeg ka võib-olla kinnisvaraga tegeleda, kolida või lihtsalt siis sellist kodust rütmi ümber struktureerida. 12. mai on meil Skorpioni täiskuu teie 10. majas, milleks on siis karjäär, maine, suund elus ja see võib tuua suure selguse või ka lõpplahenduse tööalastes olukordades, tuua näiteks tunnustust või ka vajadust ümber hinnata oma ametipositsioon. Võib tulla ka teemaks tasakaalu küsimus töö ja eraelu vahel. Ehk siis tuleks endalt küsida, et kas minu töö toetab minu kodust ja sisemist elu või neelab see kogu minu energia ära.
20. mai, päike liigub meil kaksikute märki ehk siis teie 5. majja, mis on loovam, mängulisem faas. On aeg armastuseks, loominguks, rõõmuks ja eneseväljenduseks. Võite siis tunda rohkem kergust ja inspiratsiooni ja võib-olla ka romantilist elujõudu ja on hea aeg loomingulisteks eneseväljendusteks, romantiliste kohtumiste või suhete elavdamiseks, aja veetmiseks lastega või lihtsalt nooruslikkust äratavate tegevustega tegeleda. 27. mai on meil kaksikute noorkuu, alustada uut loovprojekti sobib siia, käivitada uus etapp armastuses või tutvuses, võib-olla usaldada rohkem oma sisemist häält ja lubada endal lihtsalt nautida. Ehk siis küsige endalt, mida ma saaksin teha lihtsalt rõõmu pärast, ilma eesmärgi või tulemuseta. Ja 25. mai Saturn liigub järemärki, ehk siis teie 3. majja, on seal siis mitmeaastane teekond tal just teie mõtte- ja suhtlusmaailmas ja toob vajaduse struktureerida oma ideid ja väljendusviise. Muutused suhetes vendade, õdede, naabrite või infoga on siin teemaks. Tugevam vajadus selguse ja distsipliini järele kõiges, mida te ütlete, kirjutate või jagate. Ehk siis võiks alustada näiteks tõsisema suhtlusprojektiga, kirjutada raamatut, blogi, koolitus, millel on siis ka väärtus teiste jaoks, mõelda, kuidas teie hääl võiks muuta midagi päriselt. Ja kalad, kuni 20. mai liigub päikene sünnimärgis, aktiveerib teie 3. maja, mis valitseb siis suhtlust, õppimist, liikumist, igapäevainfo vahetust, õdesid, vendasid. Ehk siis see on aeg, kus olete võib-olla vaimsemalt rohkem erksamad, uudishimulikumad, sotsiaalselt rohkem aktiivsemad. Ideid koguneb, vestluseid on rohkem, võib siis tekkida ka huvi kirjutamise või uue õppe vastu. Merkuur läheb meil sõnnimärki 10. mai, toob siis mõtetesse rohkem praktilisust ja kannatlikkust, olete detailitundlikum, väljendate ennast täpsemalt ning oskate hästi keskenduda projektidele, mis nõuavad selget struktuuri. 12. mai on meil Skorpioni täiskuu, tuleb teie 9. majja, mis on siis õppimine, maailmavaade, reisimine, vaimne areng. Ehk siis võib kaasa tuua selguse seoses mõne koolitusega, õpetamisega, reisimisega, võib-olla vajadus vabastada selline piirav uskumus või maailmavaade, sügavam ühendus oma sisemise tõe või ka elumissiooniga. Ja võib-olla hea aeg kirjutada üles, mida te olete õppinud viimastel 6 kuul ja mis sellest tahab nüüd küpseda millekski suuremaks. 20. mai päike liigub kaksikutes, ehk siis teie 4. majja, toob siis fookuse rohkem kodule, perele, sisemisele turvatundele. Võite tunda vajadust rohkem aega veeta lähedastega, luua kindlamat ja rahulikumat kodust keskkonda, võib-olla pöörduda tagasi oma juurte juurde või ka sisemise vaikuse juurde. Ehk siis hea aeg kodu korrastamiseks, perega võib-olla ka leppimiseks, kui seda vaja on, ja ka kolimise kavandamiseks sobib hästi. Ja 27. mai on kaksikute noorkuu, jällegi teie 4. majas, milleks on kodu, pere, emotsionaalne tasakaal. Taaskord, nüüd võite alustada uut koduga seotud projekti, luua paremaid suhteid vanemate või pereliikmetega või lihtsalt leida emotsionaalse rahu läbi rutiini ja hoolivuse. Ehk siis looge oma päevadesse rohkem pehmust, kodust soojust, kas või väikene rituaal näiteks, mis on kodu ja loomingu või perega seotud, näiteks perelõunad koos. Ja 25. mai alustab Saturn siis oma liikumist järemärgis teie 2. majas ja on seal mitu aastat teie rahalises ja väärtusega seotud sektoris ja toob vajaduse luua püsivam sissetulek, kindlam rahaplaan, ümberhindamise, mis on teile päriselt siis ka väärtuslik või soovite ehitada midagi oma oskuste ja annete põhjal. Ehk siis on aeg muuta oma anded rahaliseks väärtuseks nagu töö, projekt, teenus või ka toode, mis toob teile kindlust ja ka enesekindlust. Super, suur tänu sulle, Karin, väga põhjaliku ülevaate eest, nagu alati. Selline siis saigi mai ülevaade. Aitäh, et olid meiega ja uus kuu ülevaade jõuab sinuni juba täpselt kuu aja pärast. Igal juhul meil on väga hea meel, et te olete meiega olnud ja meie tegemisi jälgite.
ja loodame, et nendest ülevaadetest on teile ka kasu. Ja ootame kindlasti tagasisidet ka, et alati hea meel kuulda, kuidas teil endal läinud on ja milliseid seise ise olete tundnud. Just, minu poolt samuti kõigile suur-suur aitäh ja kohtume järgmisel korral. Ja nagu ikka, meie salvestused leiad YouTube'ist, Spotify'st, Apple Podcast'ist ja loomulikult jagame infot ka Instagramis ja Facebookis. Kindlasti külasta meie kodulehte astroloogiaabi.ee, sealt leiad ka kõik meie teenused. Edukat maid ja jälle kuulmiseni!